sain pärast saadet väga palju kirju noortelt emadelt, isadelt ja ka psühholoogidelt. Aga kõige rohkem meeldis mulle Raido Reinu mõttelend, kuidas piisab ka ainult taro hingamisest käbinäärmesse ja su mured lähevad sinust eemale. Nad lähevad lendu. Ja ma olen muutunud rahulikumaks, ma ei karju enam, ma suudan hingata. Taro hingata. Just, taro hingata ja paar korda on olnud sellest hingamisest probleeme. Ma olen pidanud ise kutsuma kiirabi või on lapsed mulle kutsunud, aga positiivset arengut on igal juhul märgata. Absoluutselt on. Meie hingamissessioonides saabki hästi palju ise ennast aidata. Minu lugu on tegelikult väga-väga huvitav ja eriline. Ma tahtsin saada psühholoogiks. Ma lõpetasin ülikooligi ära, aga ma sain aru, et mul on raskusi kuulamisega. Sain sellest aru residentuuris. Muuseas, me olime esimene lend, kellele sellist võimalust pakuti. Nali, ei pakutud. Aga jah, ma töötasin paar aastat. Aga ma sain aru, et ma väsin ära sellest kuulamisest ja jagamisest. Aga nüüd on mõnus. Ma saan rohkem rääkida. Samal ajal, kui teised siin taro hingavad. Ühesõnaga, olen palju lugenud, videokoolitustel osalenud, meie Kreeka guru Vladi juures. Vett. Mõtlema varvastele. Leia nende hapnik üles. Ma soovitan kõigil, kellel on mis tahes mure, füüsiline või vaimne, minu juurde tulla. Külluse panus on vaid 68 rahakest 60 imeminuti eest elu hinges. Ja ma tõesti tunnen, et ma saan aidata. Ei mingit tablette. Ei mingit analüüse. Ma vaatan sind. Ja ma näen sinu sisse. Scrolli oma elus nagu näoraamatus, milliseid pilte ja mälestusi sa sealt leiad. Millised on need pildid ja mälestused, millele sa paned laiki, aga millised on need, millele sa paned südame? Aga Guido, millised on need pildid, mille sa koguni vahele jätad ja ei vaevu kommenteerimagi? Võta need pildid. Võta need pildid ja see on need enda maksa kõrvale ja proovi neid nüüd põlve ja selja kaudu välja hingata. Nüüd on sinus rahu. Nüüd on sinus aeg. Ma ei leia kuidagi seda põlve. Ja piisab ka selja kaudu välja hingamisest, Guido. Piisab ka selja kaudu. Tunneta maa jõudu. Maas on väga palju soove, mis kanalduvad läbi sinu. Ma soovin, et riik leiaks VEPA arendamiseks raha. Ma soovin, et psühholoogid saaksid pärast ülikooli minna residentuuri nagu arstid. Ma soovin, et inimesed pöörduksid julgemalt professionaalide poole ja et ärevushäirest saaks midagi, millest me räägime julgemalt. Mis juttu sa räägid, Guido? Mis siis minust saab? Sina ole ka olemas, aga ole hea, palun aita pigem neid, kes on juba terved. Guido, rahu. Guido. Põhiline, et teeksime kõik, mis on nähtamatu, nähtavaks, meie mured, viisid neid lahendada ja et teeksime koostööd.